Oled lõpuks jõudnud otsuseni vanamaja korrastada ja küsid endalt nagu paljud koduomanikud enne ja pärast sind ühe renoveerimisprotsessi oluliseima küsimuse. Kas renoveerida terve maja korraga või peaks vana elamu korrastama samm-sammult? Üldiselt tuleks etappide kaupa renoveerimisele eelistada ühe korraga terviklikku renoveerimist, sest läbimõeldud projekt on hea tulemi alustala. Sellisel lähenemisel on palju eeliseid, kuid ära tuleb mainida ka mõni puudus. Eelised. Tagatud on parem elukeskkond. See on keskkonnasäästlikum. Tulem valmib kiiremini. Tervikrenoveerimine on riigi poolt soositud. Tervikrenoveerimise kogumaksumus on soodsam. Puudused. Originaalmaterjali kadu võib olla suurem. Kui olete lisarahastuseks laenu taotlenud, siis lisandub sellele pikaajaline intressikulu. Kuid mida teha, kui terviklik? Ühe etapina renoveerimine mingil põhjusel kõne alla ei tule. Näiteks puudub finantsvõimekus terviklikuks renoveerimiseks. Või elate ise protsessi käigus hoones ja peate tagama liikumisvõimekuse eluruumide vahel. Sellisel juhul on variandiks korrastada hoone järk-järgult, millel on samuti oma eelised, kuid võrreldes terviklahendusega rohkem puudusi. Etapiti renoveerimise eelised. Kulu on jaotatud pikemale perioodile. Tekkinud vigu on hõlpsam likvideerida. Avariilised tööd saavad kiiremini tehtud. Mõningaid muinsuskaitse toetusi on võimalik saada ka erinevateks tööde osadeks. Puudused. Ehitustööd võivad jääda pooleli. Võib tekkida ümbertegemise vajadus. Kogumaksumus on tervikrenoveerimisest kallim. Võivad tekkida ajutised lahendused. Ilma tervikvisioonita tuleb suuremaid muudatusi vältida. Olenemata valitud lahendusest on mõningad põhimõtted, mida tasuks alati järgida. Kvaliteetse lõpptulemuse tagamiseks tuleks iga etapi lõpus pooleli olevat tööd ilmastiku eest kaitsta. Samuti tasub meeles pidada, et konstruktsioonide kuivamine vajab aega. Näiteks vana sein peab enne soojustamist ja viimistlemist kuivama. Kindlasti tuleb valmis olla juba tehtud plaanide muutmiseks, sest tööde käigus võib selguda, et mõne konstruktsiooni seisukord on oluliselt halvem, kui esialgu arvati. Vanade majade renoveerimisel tuleb arvestada rahalise ja ajalise varuga, mis kulub ootamatuteks lisatöödeks. Muinsuskodu renoveerimine on pikk teekond, mis nõuab läbimõeldud tegutsemist ja kannatlikku meelt. See võib vahel olla keeruline, kuid hoolikas planeerimine aitab saavutada kõrge kvaliteedi ja pikaajalise tulemuse.